tere, mina olen Nelli ja see on meie viimane podcasti salvestus sellel hooajal. Täna on meile külla tulnud Johanna Rebane ja Liina Jaanus. Rääkige lähemalt, kes te olete ja kust te tulete? Ma olen siis Johanna Rebane, ma olen 17-aastane aktiivne gümnasist, tulen Sauelt ja tegelen kodutütarde organisatsioonis liikmena. Tere, mina olen Liina, olen 18-aastane Tallinna Polütehnikumi õpilane ja tulen ka siitsamast Sauelt ja olen olnud kodutütar nüüdseks juba 5 aastat. Kes on kodutütred ja mida see endast kujutab? Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon, mis on siis mõeldud tütarlastele vanuses 7–18 ja millega me siis tegeleme. Meil on põhilised tegevused on siis koondused, mis toimuvad siis olenevalt nüüd rühmast, kas siis iganädalaselt või siis üle nädala. Lisaks koondustele on meil ka laagrid, on rühmalaagrid ja on siis piirkondlikud laagrid ja on ka patrullvõistlused. Mis vahe on kodutütardel ja noorkotkastel? Otseselt vahet ei ole, vähemalt struktuuri mõttes meil on veidi erinev juhtimine, aga üldkokkuvõttes on samad õpped ja sama isamaalise hariduse kasvatamine. Aga milline on teie struktuuri ülesehitus? Kodutütarde organisatsioon jaguneb piirkondlikes allüksusteks. Suurim allüksus on ringkond ja neid on kokku 15. Ringkonna moodustavad Kaitseliidu ühel territooriumil tegutsevad rühmad ning on olemas oma juhatus ja ringkonnakogu. Kodutütarde organisatsioonil on peavanem, kes juhib kodutütarde tööd vabariiklikul tasemel. Peavanemal alluvad ringkonnavanemad, ringkonnavanemal allub rühmavanem ning siis rühmavanemal on kas rühmavanema abi või salgajuht. Ja siis salgajuht on kodutütar, kes on valitud noorliikmete hääletuse tulemusel ja salgajuhil võib samuti olla oma abi, keda nimetatakse salgajuhi abiks. Aga kui te lähete väljaõpetele, siis milline see väljaõpe välja näeb? Kui me räägime nüüd koondustest näiteks, siis koondused, nad on nagu mänguline õpe põhimõtteliselt, et nad ei ole nagu koolitund, aga samas me õpime palju uusi asju, aga kõike seda nii-öelda lõbusalt, eks pigem nagu mänguliselt, et lastel oleks huvitavam ja toredam. Aga milliseid oskusi õpitakse seal? Näiteks esmaabi, ka kriisiolukorras hakkama saamist näiteks, lõkke tegemist ja teemasid on selles mõttes väga palju. Põhiline ongi vist see, et kuidas iseseisvalt loodus hakkama saada, ehk siis kuidas tehagi tuld ja kuidas teha käepärastes vahenditest endale näiteks varjualune. Aga milline näeb tavaliselt välja laager ja mis tegevused seal on? No oleneb laagrist, et kas meil on nii-öelda rühmalaager või meil on militaarlaager. Rühmalaagris pannakse pigem rõhku mängulisusele ja sellele, et rühm oleks ühtne tervik, aga samas õpetatakse ka erinevaid oskusi, näiteks kas meditsiiniõppe või lõkkõppe ja siis militaarlaagrites on airsoft-relvad, siis me õpime seda militaarsemat poolt. Millised on teie jaoks kõige meeldejäävamad laagrid? Minu jaoks on ilmselt kõige meeldejäävam laager eelmisel aastal korraldatud Sauerühma militaarlaager, sest kuna ma sain sealt esimest korda proovida jaoülema rolli ja kuna see oli minu esimene suurem militaarlaager, siis see oli minu jaoks väga huvitav, pluss ma saingi sealt ennast panna uute rolli, proovida ja siis ma sain sellest kiita, sest mulle öeldi, et mul tuli hästi välja ja see on meeldejääv asi, kui rühmaülem kiidab sind. Minul otseselt kõige lemmikumad laagrid nagu ei olegi, et nad on kõik on omamoodi ägedad, lahedad. Kõik laagrid on erinevad, et ei ole kahte ühesugust laagrit. Et iga laager on omamoodi äge ja tore. Aga kas mõndasi asju õpetatakse nagu teatud kohtades või nagu piirkondades? Otseselt ei ole, et kodutütardel on kõigil nii-öelda sarnane õpe. Jah, võib-olla oleneb nii-öelda rühmast, et võib-olla osad keskenduvad rohkem militaarsele poolele ja osad rohkem nii-öelda tavaelulisele asjale. Palju on tavaliselt üleriiklikus laagris inimesi kokku? Üleriiklikus laagris, see nüüd sõltub sellest, et palju neid kohti üldiselt on, aga viimati oli üle 1000 laps oli kindlasti.
et nüüd need riiklikud laagrid on nagu vähem, aga pigem on need piirkondlikud siis või nagu üle maakonna, et seal on niisugune 300 last ja peale. Okei, millised on need kõige keerulisemad või siis kõige tähelepanu nõudvamad hetked? Keerulisemad hetked on kindlasti võistlustel, see hommik, kus sa terve öö on olnud üleval, sul on jalad valusad, sa tahaks magada, külm on, sest et paratamatult hommikul päiksetõusuga on väga külm. Ja see ongi see, et sa mõtled, et aga miks ma siin olen. Aga samas see kõik see nii-öelda pingutus ja vahe tasub lõpus ära, kui sa ületad selle finišijoone ja sa tead, et see on tehtud ja sa ei pea seda tegema vähemalt nädal aega. Minu jaoks ongi kõige keerulisem nii-öelda see vaimne olek metsas hommikuti võistlustel, kus sa oled terve öö magamata, kõndinud. Mul on ka kindlasti võistlused. Võistlustel kõige raskem osa on teise päeva hommik, kui sa oled juba üle 24 tunni metsas kõndinud selle kaardi järgi, mis sul käes on ja ülesandeid lahendanud seal. Ja teisel hommikul sa oled nii väsinud, on külm ja sa hakkad nägema igal pool erinevaid asju täiesti, mida isegi ei eksisteeri. Ja see ajab täiesti segadusse. Aga lõpuks, kui sa finišijoone ületad, siis see on väga hea tunne. Neid luulusid olen näinud mina isegi laagrites, kui ma nii-öelda teeme patrulli, siis ma olen ka näinud seal rohelisi ükssarvikud kõndimas. Ja see on ka see, et kuna nii suur udu on hommikuti, sa näedki kõiki võimendatult ja kuna sa oled üleval on, siis aju genereeribki sealt igasugune lollusi välja. Teil on siin õla peal märk, et mis märgid need on ja mida need tähendavad? Nüüd siin varruka peal on meil kodutütar siis see logo või siis embleem. Ja perre. Siin on näha on põhjakotkas. Põhjakotkas siis sümboliseerib sihikindlust pigem siis. Siis on meil siin ristikuleht, mis siis sümboliseerib puhtust. Ja siin all on siis tekst alati valmis. Ehk siis see on meie kas põhimoto või ka meie tervitus on, et alati valmis. Pidulikul vormil on ka samasugune märk ja siis meil on siin rinna peal on erinevad tärnikesed, kuna meil on tavaline laagrisärk, meil ei ole seda näha. Aga need tärnikesed siis näitavad mitmes järk sa oled, et kui sul on 1 tärn, siis oled 6 järk, kui sul on 2, siis sul on 5 ja neid ongi kokku 6 järku. Okei, millised erialatärnid on teil? Minul on ainult 2 järku, 6 ja 5 järk, erialamärke ma ei ole veel teinud. Mina nüüd olen natukene kauem olnud, mul on rohkem aega olnud nendega tegeleda ja mina olen kätte saanud nüüd esimese järgu, ehk siis kõige kõrgema järgu. Ja erikatsemärkisid on mul 3. On esmaabiandja, kunstniku erikatsemärk ja siis on perenaise erikatsemärk. Okei, kes nagu korraldab seda tegevust? Ja kes nagu üldse seda kogu asja juhatab seal? Üleüldiselt siis vabariiklikul tasemel on meil siis peavanem. Temal alluvad siis ringkonnavanemad, kes on siis ühe nagu piirkonnajuhid. Ringkonnavanemale siis alluvad meie siis rühmajuhid. Ehk siis rühmajuht on see, kes nagu otseselt siis meie tegevus siis juhib, kes korraldab koonduseid. Ja rühmajuhil on olemas ka siis Sauel näiteks on rühmavanem abi ja on ka salgajuht ja salgajuhi abi. Ja siis meie korraldame ka samamoodi koonduseid. Okei, ma olen kuulnud, teil on sellised inimesed nagu noortejuhid. Kes need on ja mida nad teevad? Noortejuht ongi põhimõtteliselt meie siis rühmavanem, kes siis korraldab siis seda tegevust meie rühmas. Okei, kas te olete ise olnud noortejuhid? Mina ei ole olnud ja ma ei saa ka, sest ma olen hetkel liige. Jah, et noortejuht saab olla siis, kui sa enam ei ole kodutütar näiteks või et oled välja kasvanud, ehk siis juba oled 19 saanud. Aga juhtimist saab proovida ka siis, kui sa oled salgajuht või siis salgajuhi abi, et see on ka ikkagi päris suur vastutus tegelikult. Sul on tavaliselt ülesanded, mis on rühmavanemad, näiteks siis koondust ette valmistada ja mõeldagi, kuidas lastel oleks huvitav seda kuulata ja laagrites aitad rohkem rühmavanemat kui tavaline liige ja no muidugi saab alati ise laagrit korraldada ja siis saadki proovida, mis tegelikult tähendab laagri korraldamine ja kogu see eelarve tegemine, kogu söögi mõtlemine ja koha mõtlemine, et selles suhtes meil on päris head võimalused proovida, mida tähendab noorte juhiks olemine.
Kuidas ise kodutütreks saada? Sa pead rühmavanemaga ühendust võtma ja rühmavanema kontaktid on kodutütre.ee lehel üleval, kes valibki ringkonna kaupa ja siis võtad sealt rühma, kuhu sa tahad liituda ja sealt on telefoninumber ja meiliaadress. Kust teil tuli see idee, et ühineda nendega? Kuna minu ema saab Geaga hästi läbi, kes on siis Saue rühmavanem, siis kui Gea alustas noortega siin, siis ta pakkus meie emale, et kas meie vennaga tahaks tulla liituda. Ja me käisime paaris laagris. Mina ei hakanud kohe vedu võtma, aga siis paar aastat hiljem, 2021, mul tuli mõte, et tahaks liituda ja kuna ma olin emale seda öelnud, ja siis me olime läinud just Gea ja emaga jalutama laagrisse kuskile metsa ja siis ma ütlesin Geale, et ma tahaks liituda ja siis ta ütles, davai, ma saadan selle vormi ja siis ma liitusingi. Nüüd ma olengi 2 aastat olnud liige. Minul oli nüüd sedasi, et mina vahetasin klassi 7. klassis ja läksin uude klassi ja seal oli üks minu vana sõbranna. Sõbranna oli siis juba tolleks hetkeks 3 või 4 aastat olnud liige ja siis ta pakkus, et nendel oli tiimi 1 liiget juurde vaja ja pakkus, et tule, proovi. Mina siis läksin ja enam ära ma sealt ei saanud, jäingi sinna. Palju annab kodutütreks olemine hiljem kaasa Kaitseliidule või siis Kaitseväele? Päris palju. Sest kodutütrena sa õpid päris palju selliseid asju, mida läheb ka Kaitseväes vaja näiteks või Kaitseliidus. Kui sa nüüd näiteks oledki sellises rühmas, mis tegeleb militaarse poolega või käib militaarlaagrites, siis sul on juba mingid teadmised enne olemas, mida sul siis seal vaja läheb. Sul ongi need peamised baasteadmised olemas, et kuidas relva käsitleda, kuidas vastast rünnata, kuidas kaitsta enda laagriplatsi, et see kindlasti on mõnes mõttes väga suur eelis kunagi Kaitseliidus, Kaitseväes, oleneb trukkotsusest, aga jah, et selles suhtes see kindlasti annab väga hea ülevaate, millega Kaitseliit tegeleb ja siis võib-olla ongi see, et kuna meil on rohkem mänguline kui Kaitseliidus, siis see annabki selleks ülevaate, millega Kaitseliit tegeleb, aga läbi mängude ja erinevate lõbusamate asjade. Jah, meil on ka sellised tõsiseid õppusid ja asju. Millised on teie tulevikuplaanid riigikaitses? Mul on ilmselt see, et kuna mul on aastaga jäänud veel kodutütreks olemiseks, ma naudiks, üritaks teha ära need tärnid ja siis edasi minna Kaitseliitu. Mul on väike plaan, et ma tahaks minna kohe pärast kooli lõppu Kaitseväkke, aga see ei ole selles suhtes veel kindel plaan. Et see on siuke 9% kindel, aga kunagi ei tea, mis juhtub. Kuna minul on jäänud veel mõned kuud, siis mina hetkeseisuga olen plaaninud minna Kaitseliitu, aga miski ei ole veel kindel ja kindlasti tahaks ka ise noortega tegeleda. Suure tõenäosusega jääksin noortejuhiks või vähemalt noortejuhi abiks ja on ka plaan minna pärast kooli lõppu Kaitseväkke. Kust te saad inspiratsiooni või motivatsiooni? Ma ütleks, et see, et kui sa oled laagris ära käinud, seltskond ja tuttavad, kes sul on, see on juba motivatsiooni allikas minna uute laagrisse. Minu jaoks põhiline motivatsioon ongi inimesed mu ümber, kellega ma koos laagrites käin ja need head emotsioonid, mis sa sealt saad. Minul ka pigem on inimesed, et laagrites sa tutvud nii palju erinevate inimestega. Ja minul näiteks on tänu laagritele üle Eesti hästi palju tuttavaid. Et täitsa üle Eestit või Võrust, Narvast, kõik on põhimõtteliselt tänu sellele organisatsioonile siis, et laagrites saadud tuttavad. Aga mis on teie teised hobid peale kodutütrede? Hetkel mul otseselt ei ole. Mingi aeg ma tegelesin tantsimisega. Selliseks läbivaks hobiks on olnud hobused ja kogu nendega seotud maailm. Aga hetkel ma olen sellest natuke taandunud, aga loodaks, et varsti jõuan uuesti sinna. Muud väga ei olegi, see võtab nii suure aja ära minu jaoks, sest et kuna ma olen ka salgajuhi abi, kui on hooaeg, kus me teeme koondusi, siis on kogu see ettevalmistus ja siis iga pühapäevaselt koondused, siis vahepeal laagrid. Mina olen nüüdseks juba päris pikalt tegelenud maalimise ja joonistamisega. Et see on minu nagu põhihobi siis kooli kõrvalt ja lisaks siis jah, see kodutütred. Et olen salgajuht seal nüüdseks ja samamoodi see koonduste tegemine tegelikult võtab päris palju aega, aga see on omamoodi jällegi tore neid teha.
sellega on see, et kui sa valmistad, näiteks me valmistasime mitu koondust ette nii-öelda järkude õppimisele, siis sa valmistad ette seda, kui sa neile seda esitad, sa õpid tegelikult ise palju rohkem juurde või sa kordad pidevalt, et ma ei ütleks, et see nagu kohustus on. See on jah, mõnes mõttes meil on nagu väike kohustuse teha, aga ma ei võta seda kui kohustus, minu jaoks on see väga fun, sest et ma saan ise korrata ja äge on see, et kellelegi midagi ette valmistada ja seda ette kanda. Okei. Aga kuidas te jõuate tegeleda teiste asjadega, nagu balansis hoida kõike? Ma ütleks, et mõnes mõttes on asi kinni aja planeerimises, et ongi see, et mingid nädalavahetused sa paned laagritesse, et kui tulebki nii-öelda info, et laagrid on, siis vaatad, okei, need 2 nädalavahetused ma olen laagris, näiteks ühel ma olen midagi sõpradega, nii-öelda varakult asjade ette planeerimine ja nii-öelda võib-olla ka mõnes mõttes üks hetk jätmine endal mingi nädalavahetus vabaks, et sa isegi kui laager on, sa tead, et okei, ma olen kogu aeg laagris käinud, et teeks nüüd kord vahetuse, et näiteks läheks sõpradega midagi tegema. Et jah, just see aja planeerimine on väga oluline, sest kui sa panedki omal ajagraafiku, paned iga päev hästi täis, siis lõpuks sa oled nii väsinud, et sa ei jaksa enam midagi teha. Et võtad omale selle ühe päeva, mis ongi sul sinu jaoks, sinu sõprade jaoks ja see on niisugune nagu puhkehetk sinu jaoks ja sa jõuad palju rohkem. Okei. No, meil kõigil on vahepeal tekkinud ärevus. Kuidas te sellega toime tulete? Mina avastan enda jaoks jalutamised, kui mul ongi mingid ärevad perioodid, siis ma lähen kas üksi jalutama või ma teen oma koeraga pikemaid tiire. Või nüüd me mingid õhtud käisime Liinaga koos jalutamas. Minu jaoks ongi värske õhu hingamine ja jalutamine kõige suuremad. Et mul on ka pigem see, et see värske õhk õues, et lähed kodust välja, lähed jalutad kuskil metsa vahel, on väga mõnus ja rahustab. Okay. Mis on teie tugevused? Ma ütleks, et mõnes mõttes inimestega suhtlemine, ma suudan iga inimesega leida klapi ja nendega suhelda ja siis võib-olla see, et ma ei karda eksida, et kui ma midagi ette võtan, ma võib-olla tean, et okei, jah, sealt võib tulla väike tagasilöök, aga kui mul paremat ideed tolle hetkel ei ole, siis ma teen teha midagigi. Minu siis kõige suurem tugevus on see, et ma suudan kiiresti või kiires pingelises olukorras mingi lahenduse välja mõelda. See on väga oluline minu jaoks, sest võistlustel tihtipeale sul ei olegi seda aega, et mõelda rahulikult kõik läbi, et sa peadki kiiresti mingi otsuse tegema ja lootma lihtsalt, et see otsus on hea ja õige. No see ongi see, et tegelikult seda pingelistes olukordades toime tulemist me õpime läbi võistluste, sest et võistlustel on pingelised olukorrad ja ma ütleks ka, et minu nii-öelda stressitaluvus on läinud nende olukordadega palju tugevamaks, ehk mul on väga hea stressitaluvus. Okay. Aga kuidas te ennast iseloomustaksite? Ma ütleks, et ma olen aktiivne tüdruk, kes on väga hea südamlik ja mulle meeldib väga inimestega suhelda ja ma üritan kõigi inimestega alati läbi saada ja olen rõõmsmeelne. Ma olen ka pigem aktiivne, tahan kõigis alati head näha. Isegi kui see inimene mulle ei meeldi, siis ma alati üritan midagi head selles leida. Ja pigem olen avatud, et ei ole väga kinnine. Mul juttu jätkub kõigiga. Okay. Kui suured reisisellid te olete? Mulle meeldib väga reisida, aga see ongi see, et käid reisil ära ja siis saad aru, et tegelikult Eesti on kõige parem koht, et jah, mulle meeldib reisida, aga mulle meeldib ka väga Eestis olla. Minu põhilised reisid on ka pigem on Eestis siseselt, et väga välismaa reise nagu ei ole. Okay. Aga kuidas saaksite valida ükskõik mis koha maailmas, kuhu te reisida tahaksite? Ilmselt Ameerikasse, sest et ma olen tegelikult juba 2 korda käinud, aga minu jaoks USA on väga südamelähedane ja ma tahaksin alati tagasi minna. Mulle lihtsalt meeldib see nii-öelda kultuur seal ja kuidas kõik on nii nagu massiivne ja see on nii suur riik. Seal on nii palju osariike, mis erinevad nii palju üksteisest, et sul võib olla üks hästi külm, teine hästi soe. Minul on kindlasti Hispaania, et olen Hispaaniasse tahtnud minna päris pikalt ja eelmisel aastal käisid vahetusõpilased minu juures Hispaanias ja nüüd nad ootavad mind endale külla, nii et see reis tuleb millalgi ette võtta. Okay. Aga kui te olete reisinud, siis kas teil on juhtunud mingeid apsakaid ja kui on, siis mis teil näiteks juhtunud on? Mul küll hetkel ei tule meelde, et mul oleks midagi juhtunud. Minul kõige meeldejäävam oli see, et me olime Soomes perega. Olime kaubakeskuse parklas ja vanaema tuleb autos, et rahakott on kadunud.
ja laev läheb 1,5 tunni pärast. Ja siis me läksime otsima seda ja kui lõpuks tuli välja, et see oli tema kotis, mis oli autos, siis see oli päris naljakas tegelikult tagantjärgi, aga tol hetkel see oli päris pingeline ja kõik olid närvis ja kõik tahtsid, et õhtu üles leiaks, et saaks ikka laevaga koju sõita. Okei. Me kõik teame, et suve peab täiega nautima ja mida te saabuval suvelt ootate? Ma ootan kindlasti uusi kogemusi, sest et me korraldame siin ise laagrit augustikuus, et see tuleb kindlasti uus kogemus, mida mina ootan. Ja ma ootan seda, et ma saaks palju veeta aega sõpradega ja lähedastega, sest et mul lähevad osad tuttavad nüüd varsti kaitseväkke, et ma nendega üritaks palju aega veeta. Ja no mõnes mõttes ikkagi puhata, et järgmine aasta on lõpuklass, 12. klass, et nii-öelda suvel maksimaalselt puhata, et valmistada ette ennast eksamiteks ja lõpetamiseks. Suvest tuleb alati kõike võtta, et minul on selline viimane suvi organisatsioonis, et loodan palju ägedaid laagreid ja muidugi ka see laager, mida me ise korraldame, et see saab kindlasti vägev olema, et endalgi see kogemus, et kuidas on see laagrit juhtida ja korraldada. Me võtsime ka mõnes mõttes võib-olla suure ampsu, et 60 rühmanoorele korraldada 3-kesti, et 2 meist on esimene laager, Liina on varem korraldanud, aga selles suhtes meil on nii hea tiimi töös, ma arvan, et me saame väga hästi hakkama sellega ja ma olen väga elevil selle laagri pärast, et see on hetkel nii-öelda minu suve suurim highlight, sest et ise midagi korraldada, 3-päevane laager. Mis häid nippe te noortele soovitate ja üldse kõigile, kes praegu kuulavad või vaatavad? Millega seoses? Nagu üleüldiselt üldse elus ja? Ära karda eksida ja selles suhtes naudi suve. Põhiline, nautige suve, nautige puhkus need, kellel kooli ja tööd ei ole. Ja ära karda eksida. Eksimine on inimlik, kõik eksivad vahel. Võta suvest viimast ja pane täiega. Okei. Enne kui te lähete, siis meie poolt on ka kingitused teile. Aitäh! Ja selleks hooajaks on kõik ja näeme teiega järgmine hooaeg.